rünnata. Jašõe läheb ise asja tegema, ei taba ise, Metstak võitleb, Kriisa saab palli. 3-3 rünnak ja ei ole mõtet nii kiirustada, nüüd läks natukene ülepakkumise peale, Kriisa välja oleks pidanud tempot maha natukene kruttima, aga veel üks rünnaku võimalus meie meeskonnal nii või naa on. Kriisa vahelt lõige, viib selleni, et Kullamäe käest pall ja nüüd rahu. Peaks lõpuni mängima siis viimase viskani. Nii et 16 sekundit aega ja vise tuleb teha vähemalt veerandaja nii Võrdhilla kui võimalik, et prantslastel mitte võimalust võtta. Kriisa, 5 sekundit. No kes teeb? Kullamäe peab viskama. Ja Rabas nõuab ja Kullamäe teeb hullu viska, aga vise ei taba. Nii et 14-13 esimene veerandaeg. Mida ütled selle nähtu kohta nüüd lühidalt? No, selle mängu, selle esimese 10 minuti järgi on midagi raske öelda, aga võrdsete võistlus on nii, nagu ma ütlesin. Võidab lõpus see, kellel on rohkem jõudu ja kellel on rohkem närvi. Kas võib ka nii küsida, et kaotab see, kes esimese suurema mõõna nüüd tänasest kohtumises üle elab. Kui see juhtub Prantsusmaale, siis ma arvan, et midagi ei ole otsustada, aga kui Eesti nüüd annab mänguohjad käest, pole kummagi käes hetkel initsiatiivi, kui Eesti annab nüüd vastased teerullil liikumisvõimaluse, siis tuleb väga raske prantslasi küll taga jääda. No jah, aga ma ei usu, et sellist 2 mängu näidanud, sellist suurt mõõna küll on küll eksimused olnud niisugused lihtsad, aga mida vähem eksimusi, seda raskem on vastastel korvi saada ja seda rohkem nad peavad tööd tegema selleks. 14-13 igatahes on skoor Eesti meeskonna eduseis esimese veerandaja järel ja kui sa nüüd võrdleksid täna nähtavat pilti selle suvise kontrollmänguga, muidugi kohtumiste kaalu ei saa mitte võrreldagi, siis mida ütled? Noh, ütlen seda, et praegu on võistkond ikka valmis selleks lahinguks, mida ta esimesed 10 minutit on juba andnud ja tolle ajal me lihtsalt ei olnud valmis, valest tsüklist tuli nagu edaku peale mängima, aga ma arvan, see õpetus oli kõigile, nii mängijatele kui treeneritele kasu. Kuidas erineb prantslaste mäng suvel nähtu ka, aga ütleme Türgi EM-il, põhijoonis on ikka jäänud enam-vähem samaks. No jah, kodus nad muidugi mängivad väga lahtist ja siis kui lastakse neil visata, siis on neil ka minek väga kiire olnud, see oli ka meie kõige suurem puudus, et lasin algusest esimest minutist visata, aga siis kui on tiitlivõistlusel on punktid väga tähtsad, siis enam keegi nii minukest lahtist mängu ei mängi ja see mäng on praegu näidanud, et Eesti on hästi püsinud selles. Teist veerandajaga igatahes alustab Marek Noormets. Müürsepp lahtihüppel ja lisaks veel Kuusma, Kriisa ja Pärn väljakul. Müürsepp lükkas küll, aga seekord ei peale Florent Petreux. Marek mängis Poola vastu väga ilusa partii, 8 punkti ja hoopis mitu otsustavat ründelauda ära ja nii, et see on ilusti lahti mängitud, aga viskab mööda. Ja lauas õnnega pooleks õige koha peale sattus praegu Marek Noormets. Ta blokkis oma meest, jäi õigesse kohta seisma, ega siis... Ja ongi, tähtis on tulemus. Mitte tee, mis Pärna ise läks täitsa mööda ja siit tuli taas see tennisemaailma nimetus. Ja näete, ise ja piskamata ja kohe ühel kahest Petreux vendadest 2 noort meest on siis koondises 19-aastane Mikael Petreux, kes pole veel platsile, oli korra. Ja nüüd Florent Petreux number 9. 198 meetri pikkune mängija pannud palli pealt enne korvi ja oleme kaotusseisus. Sellest olukorrast Müürsepa takistas just mees, kellest me rääkisime ja saab esimese isikliku vea, nii et prantslastel uuesti platsil Vasko Eftimov, 15-4 on Mustafa Sonko ja nüüd siis mängib just Petreux Müürsepa vastu, aga jääb pikkuses alla ja Müürsepp tegi kõik õigesti. Kolmas korv. Jah, Martin pööras õieti keskele, sest keskelt abi ei tulnud ja tsenter oli rohkem nagu tegevuses Mareki katmisega, sellepärast oli tal nagu kergem mängida ja juba teist korda need eksivad niimoodi lihtsates olukordades. Ja Noormetsa kätte kukub pall. Hästi oli kaitses oma koha sisse võtnud ka Kuusma, kellele viga siin õigesti tegid kohtunikud, et vilistanud, sest ta oli õiges liikumises ja seal oli 50-50 olukord, oleks võinud samamoodi ka Forreele selle pea vilista. Nüüd aga Eesti meeskonna rünnak juba. 1,5 minutit mängitud teist veerandaega, Müürsepp sai haiget. Mäng jätkub veel 2 sekundit, Müürsepp peab viskama. Oi, vise läheb mööda ja see tähendab, et jätkavad prantslased. Kaua peeti mängu kinni ja hoiti nagu liiga kaua oli ühe mehe käest pall
see hoiab nagu mängu kinni ja teised ei saa nagu, alguses liiguvad küll ära, aga kui pall ei tule, siis pead ennast sundima uuesti liikuma, hakkama vabastama ennast. 10 mehest Prantsusmaa koondises on 5 mustanahalised ja vahepeal mängu jälgides tekib selline mulje või küsimus, et kas Prantsusmaa on tõesti Aafrika mandril, aga selline see Euroopa on. Noh, pigem kõikidest kergem oleks küsida, millistest rahvuskoondistest ei mängi mustad mängijad peale Eesti, Läti, Leedu. Ja 3 punkti vise, see oli prantslaste teine tänases kohtumises, Soncolt, Hispaania Malaga klubi mängija on tema. Kriisa raskustes ja kohe nähes, et kaitsemängija mängujuht on purki võetud, minnakse appi ja Kuusma 3 punkti vise ei taba seekord. 7:40 aega ja oleme 16-18 kaotusseisus. Teine veerandaeg. Puhas pall Noormetsalt, ise ka ei oodanud. 2 meie meest pikal, nii et 3-ks rünnatakse, ei ole mõtet kiirustada nüüd viskega. Ja viga läheb Richardile ja see on talle esimene viga. Mareki vahetus on igati õigustanud ennast praegu 2 ründelauda ja puhta pulbi pani ja ta on selline mängija tasakaalukas, kes ei lähe ründama, et muidu ei jätka nagu palli 5 mehele, tema on nagu rohkem nagu mustadu tegija. Kuusma palliga, Müürsepp, nüüd on võimalik 1-1 teha. Ja vea saab ja Petrüüle teine viga. Alguses oli nagu õieti kaitseasend, et pani käe nagu küünanukist kõverdanud, pani käe mängijale vastu, aga siis pärast jäi ta hoidma, ta oleks pidanud eemale ja tõmbama käe. Siis poleks seda viga tekkinud, aga ta jäi nagu käega kinni hoidma. Nüüd on hästi näha Alain Weissi plaan. Kohtumise algus esimestel minutitel võttis spetsiaalselt number 11. Ja nüüd Kuusma 3 punkti jälle ei taba ja võõrast lauda me ei saa, seal on Eftimov. Võttis number 11 all siis Thierry Ruppe Müürsepa spetsiaalselt ja nüüd on ta uuesti platsile saadetud, kuna Petru ei saanud viimase minutil meie põhitegijaga hakkama. Siin Eftimovi teine kord. Natukene liiga palju läks sinna poole. Vasakule poole liikus kaasa, et oleks pidanud -4. Tasakaalustama ennast, aga muidu mängis hästi kaitses. Ja löödi pall ära ja vea hinnaga meie õnneks näitab kohtunik Braten ja see on Eftimovile teine viga. 3 mängijat prantslastel 2 veaga ja vahetab Eesti koondis Kriisaplatsilt ära ja Pehka tagasi. Tundub jah, et tänane Kriisaplatsile tulek ei ole olnud nõnda energiaküllane, nagu ta on olnud võib-olla 2 eelmises kohtumises. Kas ta tõi nagu uut hingamist, et Pehka algus oli parem isegi? Hoidis nagu palli liiga kaua käes, see pikk rünnak oli ja pall on ühe mängija käes, siis järgmine peab olema kohe lihtne, kui niimoodi saab ja Müürsepp tunnetab jõudu ja ülekaalu oma vastase vastu. Jah, ta on ilus mäng on niimoodi, et kui lastakse korvi alla kesketust pöörata, kus põhimõttest on niimoodi, et korvi alla või tähendab keskele vastast ei tohi lasta. Ja Pehka on nüüd raske ülesandes Mustafa Sonco'd ja vaata, kui kaua see mees nüüd palju hoiab, oma 10 sekundit Richard liig ühe külgelt ehk prantslased ründasid praegu ja Pehka läheb, kukub pall, lauapall. 6 minutit 5 sekundit aega, -2 ja nüüd tuleb Noormetsa lasi ka ära vormistada, ei tule välja. Eftimovi käest läheb. Hakkas söötma, oleks võinud ju kohe sealt alt visata. Ja seal oli oht ka 3 sekundi peale selle momendil juba. Jaa, aga ilusti pettis ju, üks mees oli õhus ja oleks pidanud selle valu ära kannatama, kui mees selga kukul, et vabavisked oleks saanud ikka või vähemalt külje audu oleks. 17 sekundit ei rünnata meie meeskonnal, kui pandi otsajoones pall käima. Müürsepp, Kuusma, Pehka, Noormets nüüd ootab palli ja saab vabaviski ole. No mängusituatsioon, oi. Tema jaoks kõige ebameeldiv koht vabaviski on. Jah. Aga vastastel on tehtud juba 4 viga, meil ei ole veel ühtegi. Sellel veerandaajal tõesti on. Kuusma ainus mees 2 veaga, seal nüüd korvi all. Talu sõnast ära, Pärnal on teine viga. Tanel Tein teistkordse platsil Aivar Kuusma asemele ja Metstak valmistub mängu tulema. Samuti Müürseppa vahetab välja, nii et nüüd võeti 2 kindlat tegijat platsilt korraga ära. Miks see peaks jah Metstak olema kindel Margus tegija? On ikka see mees, Tein on 3 tabanud täna. Kui 3-4 ikka tabab ikka hästi üle 50%, et see on see. Seda ongi just vaja, et üks pikakasvaline rahulik mängija, kes ikka oma positsioonilt sisse viskab. Kaitses töötab meie meeskond praegusel hetkel päris hästi. Seda on näha ka otsajoonest, kui prantslased palli välja mängis, teil näha, et meeskond oli videot vaadanud. Jah, ega see kaitse töötab praegu hästi ja
ja see, mis ta praegu lasi küll ära, aga noh, see oli nüüd abi oli, mitte oma mees ei eksinud, nüüd see abistamine oli, nüüd oli valus kolmene. Valus kolmene Stefan Risašelt. Nurka ja... Esimene korv mängus sellelt mehelt, kuigi ta on proovinud päris mitmed kordi ja nüüd on -5. Pehka, Pärn ja Noormets ootab number 2 näitab Pärn. Pehka nüüd on ta üksinda, aga pikad vastas. Metstak, lauas pole kedagi. Üpleb küll pall, aga Eftimovi näppude vahele. Ja kiire vastus tuleb nüüd. Seda oli karta. Time out Heino Endenilt õigel ajal. Võtame viimasel hetkel 18.25, 4.44 esimese poolaja lõpuni. Heino Endeni time out, mõtleme meiegi, jätkame vähem kui minuti pärast. Mikrolaine ahju. Ja ongi valmis. Reklaamis võib näidata maitsvana ükskõik mida. Ära usu oma silmi, usu oma janu. Joo ainult seda, mis tõeliselt hea. Sprite. Mikrolaine ahju. Ja ongi valmis. Jätkame ülekannet Saku Suurhallist. Korvpalli Euroopa meistrivõistlused Eesti-Prantsusmaa. Teine veerandaeg, -7 Eesti poolt võetuna. 4.44 jääb selle teise 10 minuti lõpuni. Pall on kohtunik Karl Jungebrandi käes ja otsajoones paneb selle mängu Eesti koondis, kes jah, 3 eksimuse järel lasi vastasel kohe kiiresti 7 punkti visata ja -7 praegu seis on. Õnneks küll ei ole juhtunud mingisuguseid suuri apsakaid ega et oleks nagu ära joostud, sest et nüüd on tõesti nii, et 2 korda ei jõutud viskele ja 1 kord visati lihtsalt rõngast mööda, et see oli, ei olnud süstemaatilist mingisugust pressi, et mis oleks siis mängu ära lõhkunud, et see on lihtsalt ebaõnne. Aga Kullamäe viimati antud sööt ei olnud kõige hoolikam. Nüüd läheb läbimees ja tabab 2 punkti. Kullamäe avab oma isikliku punkti arve praegu. Eesti koondisel on 2 tabanud kaugiset täna kirjas, prantslastel 3. Sonko palliga. Rupe, Risašel. Ja vile on enne ja vale viga, katteviga, mitte vale viga, vaid katteviga ja kas see on see nüüd siis Rupeele? Ja see oli liikuv katte. Ja talle on see 3. viga. Kolmas viga. Püüdis liikuvat meest takistada. Ja näeme, et Noormets saab nüüd puhkust tagasi platsile Müürsepp. Tein ääre peal Pehka ootab palli. Metstak jälle tegi selle pette, Müürsepp. Ja nüüd viga. Viga läheb kirja Crawford Palmerile. Samuti üks mees, kes Hispaanias siis profileiba teenib. Ei löönud kaasa kohtumises Valgevene vastu. Läinud laupäeval, küll aga mängis 20 minutit. Ungari vastu viskas siis 3 punkti, võttis 2 lauapalli see 208 cm pikkune mängumees. Õnneks on vastastel vead täis, et kõik saab hakata rahulikult. Müürsepp arvel 9 punkti. Vabavisked sisse viskama. Ja täna tuleb tabada, kui tahame Prantsusmaad võita. Ja see soov on -3. Kõik on ju veel ees ja esimesed vabavisked näitavad, et kõik on nii hästi nagu ennast valmistunud, et enam seda ei kordu, mis Poola vastu. Ja vabavisked on olnud tõesti väga vähe tänases kohtumises. Näitab, et prantslased, kui on teinud vea, on teinud õigel ajal vea. Ja nüüd viga Metstakile, valus viga oli. Ja Margus esimene viga. Plokki võtta oli, läks nagu appi sinna teisele poole ja võttis oma mehe nagu plokki võtta. Seal ei olnud midagi muud teha, et aga viga oli selles mõttes õige, et korvi tulnud. Viga siis juba teha. Jah, et muidu on kergelt tehakse, et visatakse korvi ja siis veel vabavise otsa, aga õnneks viskata esimese mööda. Ja õigustatud viga igas mõttes. Nüüd tuleb ainult blokeerida ära see Maus number 4 ja number 13 Palmer, kes on Müürsepa ja Metstaki kõrva kohad sisse võtnud. Ja kellele pall? Ai, Palmer saab selle võtta ja nüüd Tein on vahel. Õige ja viga tehakse. Seda ei näe kohtunikud, et Digbö jalgadesse takerdus Tein.
Müürsepp ise läbi, väga ilus. 12 punkti Martin Müürsepalt, Eesti koondisel 24, see tähendab, et pooled punktid on visanud Müürsepp ja -1, 3:17 veel aega. Natuke aega tagasi just me rääkisin, et 7 punkti on vahe, ma ütlesin, et ei ole midagi hullu. Mängust ei toimunud ju mingit pööret või tuli lihtsalt ebaõnnestunud paar rünnakut. Nagu prantslastel pärast time-out'i ja oi kui hea sööt, mida Eftimov ei näinud. Digbö tegi selle korvi alla, aga Eftimov juba vaatas ja ootas palli ehk võib-olla, et kaasmängija hakkab piskama. Nojah, see on see. Ja nüüd publik läheb elama. Ta peabki aitama, muidu on kodus raske prantslaste vastu. 3 minutit alla selle juba aega. Müürsepp ja tema vastas on siis Harmer. Pikalt hoiab palli, pikalt ja korvile lähemale. Läheb viskele, tabab 14 punkti. Võib öelda, et nüüd pannakse vist Müürsepp ümber karp kinni. Sest 3 korda või 4 korda on jäänud meelde, kui ta on seal korvi all nii-öelda põrgatanud ja läinud vastase korvale. Eesti meeskond on asunud juhtima 26-25, kui 2:47 jääb teise veerandaja lõpuni. Ja see tähendab seda, et oleme teinud vahepeal 8-0 spurdi, mäletame kaotusseisu 18-25 ja nüüd siis 26-25. Jah, Endel võttis minutilise vaheaja siis, kui oli 25-18, nüüd võttis siis prantslane minutilise vaheaja 26-25. Ma ei usu, et prantslastel nii hästi lähebki nii. Mis on Prantsusmaa koondise fenomen, kui võrrelda nüüd prantslasi selle materjaliga, mis on tegelikult ju Poolal. Poola ei ole sugugi alagrupi favoriit. No jah, materjaliga muidugi on vaieldamatu favoriit on Poola, aga tema mängu ülesehitus on natuke imelik. Ma ei ütleks, et ta on nii väga euroopalik, et ta kasutab oma kiirust ja jõudu rohkem, aga mõistust vähem, sest et prantslased kasutavad ära praktiliselt kõik oma mõistuse nii palju kui võimalik seal on. Ja kuna kogenud mängijad on, siis nad teavad, kuidasmoodi ja kes kõige lihtsamalt saaks korvi alt viskama näiteks nende mäng on see. Tundub nagu, et nad kiirrünnakut ei lahendagi ära, et kui olukord 2-1 olukorras tavaliselt minnakse viskama, siis nemad ikka peavad kinni, püüavad veel rohkem mängida. Prantslasi on kiidetud läbi aegade ikkagi hea kaitsemängu pärast sellel poolfinaalturniiri senisest 2 kohtumises on nad ise öelnud, et pole rahul tegutsemisega kaitses, keegi on ikka pääsenud nii-öelda sellesse klubisse, kes visanud päris palju punkte. Täna tundub, et Müürsepaga on neil probleeme ja kindlasti Wise'i sõnad osaliselt olid ka nüüd kaitsemängu tõhustamisele suunatud prantslaste poolel. Hea sööt Kullamäelt ja see oli, no nii, langev pall, jah. Jah, see oli ennem kui pall jõudis oma kõrguse ära ja siis hakkas langema. Vaata õelselt seda olukorda. Ja ongi, jah, juba oli korvi peal ja hakkas alla tulema. Jah, seal ei ole midagi, kaitse eksis ja... Teinilt 5 punkti. Imestan just praegu seda, prantslased on nagu oma selle korvialuse tsooni jätnud väga umarusse, et selle abistamise puhul on nii Martini katmisel, kui on väga raske. Üksinda ei saa nagu mängida oi kui lihtsalt. Oi kui hästi läks nüüd Palmer, peaks kiitma seda, et läks lauda järgi oma mööda palli ja Tein nüüd kõrge hüppega pall Eestile. Pehka. No nüüd on mäng, initsiatiiv on Eesti koondise kätte läinud, sest 10 punkti järjest ollakse visatud. Ja prantslastel on nüüd mõõn. Ääre peale ootab Kullamäe, peab minema. Ai. Tänane päev ei ole 3 punkti. Ei ole tänased 3 läinud, aga need on veel ees oodatavasti. Maus, mitte Mikki Maus, aga Mustafa. Jah, see on ka nüüd esimest... Hea sööt, oi kui hea sööt ja veel ja nüüd tegi Kullamäe õigesti. Jaa, et ei ole tarvis minna. Ja kohe viga otsa ka, tehniline praak. Risti üle väljaku sööta. Ja selle nägi hästi ära siin Laurent Scarra, kes ka palli lõikas ja viga nüüd Pehkale. Ja Pehkale on see teine viga, no Pehka ei olnud selles olukorras mitte milleski süüdi. Jah, ta jäi nagu ette, ega ta ei saanud siis väljakult ära minna see. Ja pealegi vastase kiirrünnak oleks otsa tulnud, see on väga ohtlik. Jah, ta pidurdas nagu see kiirrünnaku maha. 3 viga teinud meie meeskond sellel veerandajal, ainult vastased 5 viga. Scarra kattes see Pehka nüüd kinni ja korvi all ei saa, hoopis Eftimov saab palli ja Metstak enne kui Eftimov viskele läheb. Teeb vea ja siit peaks nüüd külje auti järgnema, kõik kogu loogika järgnema. Õigem otseaut, jah. Teine viga Metstakil, nii et 6 on Metstak, Pärn ja Pehka, kõigil on 2 viga. Prantslastel siis Thierry Rupel, kes hetkel platsil ei ole, on 3 viga. Scarra. Tein kukub, saab püsti.
Nüüd on vasaste rünnaku lõpuni veel 15 sekundi, nii et nad võivad pikalt veel kombineerida. Skjarral kaua põrgatab ja kuhugi pole palli panna. Eesti kaitse on päris hea. Hästi on ees ja nüüd korraks pääses läbi sealt Foiree. Nii, 5 sekundit. Oi kui ilusti läks, ka Metstak lauas ja viga tehti, aga no pole oluline, 4-2 rünnak. Pehka läheb ise asja vormistama ja vormistab selle ära. 5 punkti Rauno Pehkalt, 30 punkti Eestilt ja nüüd on Eesti vahespurt 12-0. Jah, see on see minutiline vaheaeg oli väga kasulik ja väga palju, just mitte rünnaku suhtes, vaid kui kaitse hakkas tööle kohe õieti, suudeti võtta. Siin oli Pehka viga ja nüüd on juba 4 viga meie meeskonnal tehtud, nii et igal juhul järgnevad avaviskad. Pehkal oli see kolmas viga ja aega on 19,7 sekundit. Nüüd tuleb väga tähelepanelikult blokeerida laud, sest mine tea, Laurent Petreux on seni tabanud ühe avaviska tänases kohtumises. Võib eksida ka veel. Nad ei ole nagu eriti hiilanud oma avaviskatele. Aga kui palju on Eesti koondis on avavisket täna? 2. Müürsepa, 2 viset seni. Ja siis tuleb rünnata kuni lõpuvileni. Jah, kuni viimase sekundini, see viimase sekundi sooritada vise, sest et Poola vastu juba saime karistada sellega. Iga punkt on väga oluline. 30-27, Alan Wise rätsib lõuga. Ei ole prantslastel kerge olnud siin Saku katlas. Müürsepp ülikauge vise ja kiirustas 2 sekundit aega. Prantslased enam ei peaks saama kui normaalse viset teha. Pehka viskab ka veel. Nii et viimase 2 sekundi jooksul oli ka pall Eesti käes, siis Prantsusmaa käes, uuesti Eesti käes. Nõnda heitlik tegelikult see on tänane kohtumine olnud ka kõik need esimesed 20 teistelt juba vähem, nii et kõik on alles tänases kohtumise sees ja kui me vaatasime statistikat, siis arenguruumi on mõlemal poolel. Tähtis on see, et 30-27 juhime ja kohe prooviti ühte vasakult tiivalt, küll jõudis Eftimov kaitsesse kohale, aga hilja ja seal tuli appi, kas nüüd läheb Petreux'le viga number 9, kui on number 9 näiteks, siis on see juba 3. viga teisel mängijal Prantsusmaa koondises. Otsa-audist Eesti koondis igatahes jätkab ja tuligi 3. viga mehele kirja Pehkavalliga. Kuusma ei saa viskele. Pehka ja nüüd pall lükati ära ja Pehka seal jalad ajab välja nagu vähk, püüab palli jalaga oma meestele lükata, aga sellest midagi korralikult välja ei tule. Ja tänase kohtumise algus oli väga tasavägine nende televaatajate jaoks, kes on lülitunud meie ülekannet vaatama alles nüüd. Ja punkt-punkti mäng Eesti juhtis 11-10, veel 14-13, kuid siis tabas meie meeskonda. Ei saa öeldagi, et mõõn, 3 rünnakut ei saadud korralikult viskele ja vastane sai 7 punkti kätte, 25-18. Esimese veerandaja võitsime sel juures 14-13. Ja pärast seda 7-punktilist kaotusseisu võttis Heino endelt time-out'i. See aitas rohkem kui loota oskasime, sest kõigepealt tuli spurt, mis viis Eesti 26-25 ette, veel 28-25. Nii et praktiliselt 10-0 spurt ja poole vileks jäime 30-27 ette. No see on just kõik kronoloogiliselt ära räägitud ja numbriliselt. Nüüd aga Prantsuse rünnakul ja vabalt pääseb viskele, meie õnneks ei taba. Pärn on lauas ja oi kui ilus päästetöö oli, aga ei jõudnud see pall meie mängijate. Prantslased saavad taaskord rünnaku õiguse ja nüüd hakatakse kaugemalt pommitama rohkem. See, mida sa siin eetri väliselt ka kohtumise esimese-teise veerandaja vahel ütlesid, et prantslased mängivad korvi alla ja oma kahurit pole veel käima saanud õieti. Ja nad ei ole nagu oma olukordade lahendamise niisuguseid, nagu kus oleks normaalne, et kohe vise toimub, seda nad ei tee. Et on püüdnud nagu rohkem alla mängida ja noh, paraku on see alt visketabavus on neil kehva, õnneks. Ja nüüd Laurent Foiree alast tuli verd ja see minimaalne selle vere ära tühkimiseks ja hüübimiseks antud aeg jooksis umbe ning vahetus kohe platsile Sonko number 4 Pehka vastas on tema. Kuusma, teatakse Kuusmaat, Kuusmaal oleks nagu takjad küljes, mööda läheb meie mees. Teine võõras laud Eesti koondiselt sellel poolel nüüd 3. Metstak proovib ise ja 3. katsel Eesti koondis nüüd saab, kui mängitud minut 25, esimesed 2 punkti sellel poolel kirja ja läheme taas ette 32-30. Kerged ei saa need järele jäänud 18,5 minutit olema.
ei meile, aga õnneks ka mitte prantslastele. Mängitakse kaitses praegu mõlemalt poolt väga aktiivselt ja väga hästi mängitakse kaitses. Ja kolm pistud ei taba ühele ka teisel pool, õnneks seekord ka prantslastel siis. Jah. Pehka üksi oli. Ega raske on. Kuusmäe peab minema. Ja ise mööda ja viga ei anta, prantslased putardavad omavahel palli ära. Ja see oli õnnega praegu pooleks, et pall tagasi tuli, aga noh. Aivaril oli see hea võimalus oli, aga oleks esimese sammu pealt kohe viskele käinud, siis oleks saanud sooritada selle viske ära. Natukene kartis, teda nägi silmanurgast, et tuleb kaks hästi pikka kätt tulevad vastu ja lasi selle palli ka minema. Ländonedi pool. Mitte lõpuni viimistles ja jälle korvi alt teine vise läheb mööda, seekord Pehka. Skjarra. See oli nagu ebaõnne. Ja nüüd kellele laud? Pehka. Nüüd on jookse viska mäng olnud ühelt teiselt poolt. Mõnes mõttes ehk isegi võtmemoment kolmanda veerandaja enesekindluse leimiseks. No jah, nüüd tuleb hakata mõistma. Ja ei jõua viskeni meie meeskond. Kuusma sööt seekord Metstakini ja kohe kingitus vastu. Alain Digbeu, kogenumaid mängija Prantsusmaa koondises. Viskas 10 punkti mängus Ungari vastu ja 25 minutit 12 punkti ka Valgevene vastu, nii et olnud oma meeskondades aktiivsemaid igas kohtumises. Prantsused on iseloomustanud see, et sellist väga suurt skooritegijat pole kummaski senises kohtumises veel olnud ja nüüd on hästi Mürsepa peal ja seekord Pehka kaugise ei lähe ja Metstakile vilistati see viga ära. Nägi ära kohtunik Praten, kuidas Metstak tegi vastase tuule alla, blokeeris. No jah, see on käega natuke ennem hüppelise minekut natuke aitad kaasa, siis see on eriti efektne on selle õhus näha, kuidas mööda ta langub, kuna tal ei ole enam kontakti maaga. Aga noh, Mestakil kolmas viga. Jõutud nagu mitu korda heale positsioonile mõlemalt poolt, aga ei ole ära tehtud, et see on üks niisugune asi. Et kuidas nüüd saab, kes see nüüd selle kindluse kätte saab, see võib selle mänguga võita, see on muidugi. See on nüüd jah, 3 minutit on läinud. Mitte luhta küll, aga otsingute peale ja kummagi meeskonna pole seda kindlust õnnestunud saada ja veel kord mööda ja veel kord prantslaste võimalus Borrell järjekordne mööda vise ja nüüd Metstak lükatakse ära. Seal oli selle teo abil Florent Petrü, kes lamab Metstakiga nüüd välja samal. Me näeme, mis toimub teise korvi all. Meie õnneks siiski viga prantslastele ja kas see on Eftimov? Ei ole. Number 5 näetakse Skjarra, temal on esimene vigase. Jah, seal oli see viga. Nii et Eesti koondis jätkab. Ja Kuusma ei saa pälgät. No, nüüd on siin nüüd on tõesti midagi on nüüd päris oluline vise ei taba ja jällegi prantslaste käes see pall ei seisa. Ütlen, et minu arvates on selle kohtumise võtmeminutid ja nüüd ma julgen välja öelda ka oma ennustuse, mida ütlesin uskuge mitte pärast kohtumist Läti vastu, et Eesti võidab Prantsusmaad 7 punktiga. No, ennustamine. Usun, et kõik oleks sellega nõus, kui nii läheks. Palju on veel aega mängida siin. Palju on aega, aga 2 punktiga oleme peal ja aega 6.37. Mürsep ja Mürsepal läheb ise 16 punkti meeskonna resultatiivseim, aga kogu meeskond teeb tööd. Metstak, Mürsep, Tein, Pehka ja Pärn on hetkel väljakul, nii et Kuusma võeti äsja puhkama ja nüüd jällegi Ferre ja järjekordselt mööda. Kui palju on Prantsa visanud korvi alt mööda ja siin on meie hetkeline eduseisupant ja see vahe võiks palju suurem olla ja nüüd Pärna käest läheb pall auti ja sellises olukorras huvitav oli Jungebrandi olukorra tõrgitsus. Jah, siiski oli Pärn puhtalt puutus palli. Ja tema, sinna oleks pidanud panema põrkesöödu, et põrkesööt on kergem püüda. Ei ole kaitsel nii kerge takistada seda söödu püüdmist, sellepärast nüüd on undeviga. Ja seal selles olukorras oli nüüd ja saab 4. peal Ruppe. Nii peaks olema. Metstak ja Ruppe oli kahekesi koos. Ei, seal oli isegi vedas selles olukorras Ruppe oli just see teine must, kes viga ei teinud. Temal jääb 3 viga ja see Maus, Malaga Unikaja mängumees Sonko tegi vea esimese. Metstak jõuga korvi alla, aga väga hästi tegutseti oma vastu ka Petrü. Ja see on talle 3. viga. Ilusti mängitud kohtule välja, kaitse natuke hiljaks. Küll hoidis Petrüdast kinni, aga... No jah, see abi jäi natuke hiljaks otsejoone poolt, et see on... Õnneks on nad kogu aeg eksid selle Martini katmise puhul, et see abi jääb hiljaks. Ja sealt tuli esimene möödavise. Siiski täna õnneks esialgu. 5-4 pole hull. Teine läheb sisse, siis on
siis on veel kindlus käes. +2 on esialgu meil. Nii ta on, 21 punkti Müürsepalt meie meeskonna 52-st. Heino Enden keeras korra pilgu oma varumeeste pingi poole, aga sealt mehi ei tõuse. Jätkab samas koosseisus. Skjarra. Ja Müürsepa vahet lõige. Ai. Ja nüüd oli tagasi mäng. Kui hästi oli tehtud ja Pehka kolmene veel, aga see ei loe, see oli pärast vilet. Midagi polnud teha, Müürsepa oleks võinud selle palli huvi pärast lihtsalt veeretada vastase korvi alla ja Pehka oli päris hea hoo peal. Näeme siit. Vaatab nüüd olukorda ja Pehka tuleb sealt tagant. Aga ta ei näinud seda momenti. Ta nägi ainult Pehkat, ei näinud ette seda momenti. Time out ja selle võtjaks on Eesti koondis. Heino Enden, 5.36 enne 4. veerandaja lõppu. Jätkame ka meie mõne hetke pärast. Reklaamis võib näidata maitsvana ükskõik mida. Ära usu oma silmi, usu oma janu. Joo ainult seda, mis tõeliselt hea. Sprite. Jätkame otseülekannet Tallinnas Saku Suurhallist. Korvpalli Euroopa meistrivõistlused. Eesti suurriik Prantsusmaa olümpiahõbe Sydney päevadelt ja kauge 93. aasta Euroopa meistrivõistluste esikuuiku meeskond. Eesti koondis vastakuti. Eesti peal 52-49, 5.36 aega ja nüüd on ilmselt selle kohtumise võtmeminutid. 2 järgmist minutit. Maus, Eftimov, Skjarra, Maus ja Kuusma vahet lõige praktiliselt õnnestus, aga siiski Maus jääb palliga 5 sekundit prantslaste rünnata ja lükkab ära Pehka. Siiski, kui üldse vise ei taba on 24 sekundi prantslaste vise ja et vise ei tabanud, siis nüüd tuleb kohtunike lauast ka sireen, aga see sireen oli pärast viset, seega nüüd hüppepall. Kohtunikud väga hästi selle olukorra lahendasid õiglaselt ära, Metstak ja Puuri passi ära veel. Ja see tegelikult on nii, et kui sireen oli peale seda, siis ei ole midagi teha, sest mõlemad meeskonnad nagu lasid jalad hetkeks sirgeks. Jah, sireen ju tegelikult pall peatab mängu. Jälle prantslastele võimalus. Kui palju on neil võimalusi? Aega 5 minutit 5 sekundit. 3 punktiga on nad taga. Ja kuidagi ei tahaks, et korduks ajalugu, kui Kalev mängis Vederbaniga, juhtis suurem osa mängust. Kuusma kukub ja seal on nüüd number 9 ja nüüd teeb Kuusma pea. Aga ei võta ei Praten ega Jungervand neid vigu ära, mida prantslased teevad küünarnokkidega seal. Ja näitab Kuusma nüüd oma nägu, et ta saab kogu pea. Ja seal oli nüüd Petrü vastu Kuusma see, kes vea tegi, et tal on see 3. viga. Selles olukorras oli küll nüüd kohtunike möödalase ja mäletame siin ühte olukorda ka, kui kuppus Kriisa. Selle poole alguses ei võetud analoogilist olukorda ära. Kuigi nad on kohtunikud hoiavad oma joont kogu mängu ulatuses, nad ei ole ühtegi korda teistmoodi teinud, hinnanud on olukorda kõik. Ühtne joonist. Jah, 35 minutit on ühtepidi olnud, nii et mängijad peavad sellega arvestama.